See on nii äge, kuidas iga erasessioonil muundub ruum vastavalt kliendile. Muundub ruum kliendi järgi, hakkab talle siis nii-öelda rääkima sõnumeid, hakkab andma talle vihjeid, hakkab kinnitama seda personaalset juurpõhjuse koodi, hakkab seda peegeldama ja viimasel kliendil tulid ruumi hingedena tema vanemad isiklikult ja hakkasid temaga rääkima. Ja siis see klient ütleb, et oh my god, mu emal on nii ilus hääl, ma olin peaaegu tema hääle ära unustanud ja see oli nii ilus. See klient lihtsalt hakkas suurest tänust nutma ja ema hinge tasandil veel küsis ka, et kas sa pead minema vennale ütlema, et ma armastan teda, sest et tema ema ei jõudnud seda ise teha oma elu jooksul. Et palun mine, ütle vennale, et ma armastan teda ja see on nii äge, kuidas selles ruumis tulid need hinged ise isiklikult kohale. Ma mõtlen ikka, et see on nagu nii crazy tegelikult. Ühel kliendil oli see, et tema juurpõhjuse kood oli see, et ta ühes eelmises elus külmus surnuks, aga napilt ta siis oma hingamisega hakkas ennast nii-öelda soojendama. Ja üllataval kombel oli see ruum, mida ma sellel korral rentisin, juhuslikult jääkülm, niimoodi, et radikad ei töötanud ja remondimehed parandasid. Ja seda ei ole mitte kunagi selles ruumis varem olnud. Järgmisel kliendil tuleb ruumi mitu herilast andma mõista, et tal tuleb lahti lasta kontrollist, sest see on ainuke viis, kuidas ta saab oma füüsilised sümptomid elimineerida. Järgmisel me salvestame sessiooni, aga see ei salvestu, sellepärast, et tal tuleb tulla mõistusest kehas see, et sellest sessioonist ei jääks mitte ühtegi jälge, et kõik, mida ta kogeb, on laivis ja ta integreerib kõik laivis ja ta peab olema täielikult kohal. Saate aru või? Ehk siis, mitte mingi asi, mis välises reaalsuses on, ei ole juhuslik. Kõik märgid, kõik sõnumid, kõik hakkavad sulle muunduma. Et näidata sulle, mida sa pead muutma, välile annab sulle kinnitust, annab sulle vihjeid. Sest see on tema viis, kuidas suhelda. Suhtlejateks on siis sinu kaitseinglid, teejuhid, mis iganes, kõrgem mina, kõik see kamraad kokku püüab sulle anda juhiseid, märke, juhatust, sest nad ei oska eesti keelt ja nad ei saa rääkida, nad annavad sulle läbi märkide, mõnikord tuleb see läbi piltide, läbi sõnade. Aga ma tahan lihtsalt öelda, kui lahe see on, kuidas iga erasessioon on lihtsalt nii erinev ja ma ei tea kunagi, mis selle inimese jaoks lahti rullib selles ruumis, sest iga hingetasand küsib erinevat puslejuppi ja nii ägedalt see ruum ja see füüsiline reaalsus hakkab toetama, hakkab seda kaasa mängima, hakkab kinnitama, hakkab andma vihjeid.